Tõesti, erakorraline uudis Lähis-Idast. Iraan teatas just, et lahkub täielikult läbirääkimistelt Ameerika Ühendriikidega ja avab uusi sõjafronte mitte ainult Lähis-Idas. Lisaks ähvardab Iraan sulgeda veel ühe väina, mis halvab lõplikult maailma naftaekspordi. Iraani relvajõud ja kõik niinimetatud vastupanufronti kuuluvad rühmitused ehk kõik Iraani toetatud jõud piirkonnas on, tsitaadi järgi, otsustavalt valmis vastama sionistide kuritegudele ja avama uusi rindeid. See juhtus pärast seda, kui praegu jätkavad USA ja Iraan vastastikuseid ulatuslikke raketirünnakuid ning Iisrael on laiendanud pealetungi Liibanonis. Naftahinnad tõusid kohe järsult, mis näitab, et sõda Lähis-Idas on taas täies hoos. Eelveega andsid Ameerika Ühendriigid raketilööke Iraani sõjalistele objektidele. Löögid tabasid Iraani radarijaamu ja droonide juhtimispunkte Karukis ja Keshmi saarel. Iraan vastas kohe löögiga. Kuveit kaitses täna end rakettide ja droonide rünnaku eest, mille korraldas Islami revolutsiooni kaardiväekorpus. Kogu riigis kõlas õhuhäire, samal ajal alustas Iisrael ulatusliku pealetungi Liibanoni vastu. Peaminister Netanyahu teatas avalikult, et andis vägedele käsu liikuda edasi, sügavamale Liibanoni territooriumile. Iraan süüdistas Ameerika Ühendriike selles, et nad pidid Iisraeli ohjeldama ning nüüd ähvardab ta laiendada sõda ka Punasele merele ja Bab el-Mandebi väinale. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Kuid enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like, kirjutage kommentaar selle YouTube'i kanali toetuseks ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Nii et täna teatas Iraan ametlikult läbirääkimiste täielikust peatamisest Ameerika Ühendriikidega. Seega võime nüüd ametlikult tõdeda, et järjekordne katse sõlmida Iraaniga rahuleping on läbi kukkunud. Iraani agentuuri Tasnim andmetel võtsid Iraani võimud selle otsuse vastu sõjategevuse eskaleerumise taustal Liibanonis. Järgneb tsitaat. Liibanon oli üks relvarahu eeltingimusi ja nüüd on see relvarahu kõikidel rinnetel rikutud. Sealhulgas Liibanonis lõpetab Iraani läbirääkimisrühm läbirääkimised. Märgitakse, et Iraani relvajõud ja kõik niinimetatud vastupanufronti kuuluvad rühmitused, mis on Iraani ja tema toetatud poliitiliste ning sõjaliste organisatsioonide mitteametlik liit Lähis-Idas, on otsustanud vastata sionistide kuritegudele ja avada uusi rindeid. Selgituseks, see vastupanufront tähendab Jeemeni hutisid. Hutiid, see on Hezbollah Liibanonis, see on Hamas Gaza sektoris, see on niinimetatud vastupanutelg Iraagis ja see on ainult see, mis on pinnal näha. Need rühmitused, mida Iraan toetab ja mis on aastaid Lähis-Idast destruktiivselt käitunud. Iraani ametnikud ja läbirääkijad nõudsid Iisraeli režiimi armee agressiivsete ja barbaarsete operatsioonide viivitamatut lõpetamist Gaza sektoris. Ja Liibanonis, tsiteerin, samuti vajadust täielikult väed välja viia okupeeritud Liibanoni aladelt. Nad teatasid, et seni kuni Iraani ja vastupanurinde seisukoht selles küsimuses pole kindlaks määratud, ei toimu edasisi läbirääkimisi. Ehk siis veel kord, Iraan räägib sellest, et Iisrael peab täielikult lõpetama kõik sõjalised operatsioonid Gaza sektoris ja Liibanonis ning lisaks sellele viima kõik oma väed Liibanonist välja. Lisaks on vastupalurinne ja Iraan lisanud oma päevakorda täieliku Hormuzi väina blokaadi ning teiste rindede, eriti Bab el-Mandebi väina aktiveerimise, mis võib kaasa tuua uue naftahinna tõusu. Kui iraanlased sulgevad Jeemeni houtide abil ka Bab el-Mandebi väina Punases meres, siis on kogu Lähis-Ida täielikult blokeeritud. Siinkohal tasub märkida, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu andis vägedele tõepoolest käsu tungida edasi sügavamale Liibanoni territooriumile. Jätkates võitlust Iraani toetatud Hezbollah rühmitusega hoolimata enam kui 6 nädalat tagasi välja kuulutatud vaherahust. Seni oli Iisraeli relvajõudude kontrolli all juba ala kuni El-Litani jõeni Liibanonis, kuid nüüd liiguvad Iisraeli väed edasi, püüdes jõuda Zahrani jõeni. See on umbes 10 kilomeetrit põhja pool.
Netanyahu sõnul on tema eesmärk süvendada ja laiendada Iisraeli kontrolli alade üle, mis olid varem Hezbollah kontrolli all. Ja nüüd kirjutab Axios selle kohta, et USA järjekordne katse saavutada relvarahu Liibanonis on läbi kukkunud. Just sel hetkel, kui Iisrael laiendab oma maismaa operatsiooni ja püüab saada USA-lt luba massiivseteks löökideks Hezbollah sihtmärkide pihta, isegi Beirutis, Liibanoni pealinnas. USA on mitu nädalat kutsunud Iisraeli üles hoiduma rünnakutest Beiruti vastu laiemast deeskaleerimisstrateegias. Kuid üks Ameerika ametnik vihjas täna anonüümsuse tingimusel, et see seisukoht on pehmenenud. Järgneb tema tsitaat. USA ei oota, et Iisrael lepiks terroriorganisatsiooni Hezbollah jätkuvate rünnakutega oma tsiviilelanike vastu. Lõpuks alustas Iisrael ulatusliku pealetungi. Aga see pole veel kõik. Möödunud nädalavahetusel andsid Ameerika Ühendriigid lööke Iraani pihta, mis nende sõnul olid enesekaitseks. Samal ajal lükkas USA president Donald Trump tagasi muudatusettepanekud pakutud kokkuleppele, mis puudutas olemasoleva relvarahu pikendamist piirkonnas ja laevaliikluse taastamist Hormuzi väinas. Pühapäeva õhtul teatas USA keskväe juhatus, et nädalavahetusel Iraanis toimunud löögid Iraani radarite ja juhtimispunktide pihta olid vastuseks, tsiteerin, agressiivsele tegevusele. Iraani poolt, sealhulgas USA drooni MQ-1 allatulistamine, mis viibis rahvusvahelistes vetes. Eriti said löögi Iraani radarijaamad ja droonide juhtimispunktid Korkes ja Keshemi saarel. Samal ajal teatasid mitmed Iraani riiklikud meediakanalid, et Iraani islaamirevolutsiooni kaardiväe korpus teatas rünnakust Ameerika lennubaasi pihta. See on Iraani islaamirevolutsiooni kaardiväe korpuse avaldus. See kõlas pärast seda, kui Kuveit teatas droonide ja rakettide rünnakute tõrjumisest. Samuti teatas USA keskväe juhatus esmaspäeva hommikul, et nad suutsid edukalt alla tulistada 2 Iraani ballistilist raketti, mis olid suunatud Kuveidis baseeruvate Ameerika vägede pihta. Selle taustal tõusid naftahinnad taas pärast Iraani avaldust, et nad lahkuvad rahuläbirääkimistelt USA-ga. Ja märgin, et enne seda pidasid USA ja Iraan läbirääkimisi esialgse vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamiseks, mis pidi lõpetama sõjategevuse ja looma aluse edasisteks läbirääkimisteks peamiste lahendamata küsimuste üle. Viimased Donald Trumpi poolt pärast nõunikega kohtumist reedel tehtud muudatused pikendasid juba niigi veninud läbirääkimisi veel 1 nädala võrra. Ehk siis Donald Trump kinnitas alles eile, et Iraan on kõigega nõus, kuid detailide kooskõlastamiseks on vaja veel paar päeva. Eelviige teatati, et Donald Trump nõudis karmimaid sõnastusi Iraani tuumakohustuste ja tema lubaduse kohta taas avada Hormuzi väin. Donald Trump väljendas samuti muret selle üle, millist rahalist abi võidakse Iraanile selle kokkuleppe raames anda. Ta kartis võrdlusi, nagu ta ise väljendus, rahapakkidega, mis anti tuumatehingu raames. Barack Obama aegadel sõlmitud tehinguga, mida ta peab väga nõrgaks. Ja nüüd kinnitasid kõik Valges Majas viimastel päevadel, et tehing on juba peaaegu taskus. Nagu Donald Trump ise ütles, on see 95% valmis. Aga samal ajal, kui Valges Majas räägiti valjult läbirääkimiste edust, otsustati seal ühe väga olulise episoodi kohta vaikida. Nagu selgus eelmisel nädalal tulistati Iraani ballistiline rakett alla Ali al-Salemi lennubaasi lähedal Kuveidis, mille tagajärjel said selle baasi personalliikmed vigastada kukkuvate rusude tõttu. See tähendab, et siis otsustati lihtsalt juhtumist vaikida, et mitte läbirääkimisi rikkuda. Kuid selgus, et juba eelmisel nädalal hakkasid iraanlased ründama Ameerika baase. Lõpuks viis see selleni, et Iraan lihtsalt lahkus läbirääkimistelt. Kuid samal ajal jõudis bensiini keskmine hind Ameerika Ühendriikides pühapäeval $4 ja 36 sendini galloni kohta. See on 46% kõrgem kui sõja alguses. Lõpuks näitas Gallupi küsitlus, et vaid 16% ameeriklastest hindab riigi majandust suurepäraseks või heaks.
Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes ükskõik millise annetuse selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Lisaks tellige minu ainult ukrainakeelne YouTube'i kanal, see on Aleksei Pitši uus kanal, Pitši. Kui soovite saada uudiseid ukraina keeles, siis link on kirjelduses. Kindlasti tellige. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head.